valdavalt mõeldakse selle peale, mis toimub minu enda tööga, aga mis toimub meil tiimi tasemel. Ja kutsudagi tiimi üles mõtlema, et mis läheb meil hästi, mida võiks kindlasti jätkata, mida võiksime rohkem proovida teha tiimina, et meie koostöö ladusam oleks ja mida võiksime vältida. Ja nende hulgas siis välja sõeluda ja valida sellised 3 kokkulepet 3 kuuks. Ja mida demokraatlikumalt seda teha, seda parem. Ja siin võivad olla väga konkreetsed sellised praktilised asjad, mitte mingisugused suured loosungid ja väärtused, sest et selle eesmärk on lihtsalt kujundada koos teatud kollektiivsed käitumised, kuidas me teatud olukordades käitume. Kuidas me koosolekutel käitume, kuidas me, Teamsis käitume, kuidas me, üksteisele meilidele vastame, kõik need asjad on võimalik siin kokku leppida. Ja teiselt poolt annab see juhile võimaluse ka näha, kas on alfasid meeskonnas, ehk siis isikuid, kes võib-olla küll tiimiraamatu loomise hetkel suure hooga kaasa noogutavad, aga siis, kui on vaja võib-olla neid asju järgima hakata, siis on näha, et tegelikult seda ei tule. Ja jällegi hea võimalus anda tagasisidet, näidata oma tiimile, et sa seisad tiimi väärtuste kokkulepete eest ja see on puhtalt selline liidri käitumine.